8. oktoober on Libraluri brändi jaoks suur pidupäev, sest kohtume toreda seltskonnas, et sportlikult võistelda Jerusali külas asuval Ranksu Natstavemil, aga eelkõige selleks, et kokku saada ja mõnusalt aega veeta. Üle 60 võistleja võitles täna selle ihaldatud karika nimel, aga alustame algusest. Konksud peavad olema tehases valmistatud ogadeta, mitte painutatud ogad, mitte maha piiritud. Kalad tuleb üsna kiiresti välja tõmmata, neile ei tohi järele anda, sest 20-minutiline voor läheb väga kiiresti mööda. Tegelikult tundus, et 20 minutit on nagu pikk aeg, aga see on vaid murdosa sekundist, 1, 2 ja juba ongi lõpp, kui kõlab signaal. Jerusal, kalastuskoha omanik, on väga asjalik inimene, kes saab oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Kalastuskoht on suurepäraselt ettevalmistatud, nagu te ka filmavideos näete. Ümberringi on tehtud sild, kalastuskoht on ühtlane, pole peidukohti ega soppe, kuhu kalad võiksid püha rahus peitu pugeda ja võistlejate eest varjule jääda. Nii et võistluste ajal kõigi 9 vooru jooksul püütakse pidevalt kala. Võistlusel tuleb täna veest minu arvates 2000 kala, mis on võistlejate arvu arvestades väga suur arv, sest inimesi on umbes 60 ringis. Ka asustatud kalad, püügijärgne kalapüük, omanik, kõik on kõrgemal tasemel. Viis, 7, 6. Kohale oli tulnud väga suur seltskond inimesi üle kogu Poola eri paigust, kes reisisid siia 600–500 kilomeetrit, isegi Läänepiru. Me oleme siin Varssavist veidi ida pool, väga lõbus, väga hästi ettevalmistatud kalapüügikoht. Korraldus. Sel ajal polnud Poolas ilmselt ühtegi nii hästi korraldatud võistlust kui Libra Cup. Ja ma loodan, et latt on lihtsalt väga kõrgele seatud. Hea lõbu, enamasti hea lõbu ja kalapüügifänn. Metodis on innovative platform and your comprehensive solution for modern business needs designate to streamline operations and enhance productivity. Nagu ma siin programmis varem mainisin, mängivad forellipiirkonnas nüansid väga suurt rolli. Näiteks 3 mm raskus, aga kõrval seisval sõbral on 3,5 mm. Ta püüab täpselt sama asjaga. Tema saab kala, mina ei saa isegi ühtegi võttu.
Siin teeb tõesti iga pisiasi väga suure vahe ja peab väga kiiresti kohanema. Seepärast ongi igal võistlejal, nagu te siin nägite, mitu ritva kaasas. Tavaliselt on see vähemalt 4, mõnel on isegi 8 ritva. Kui midagi näiteks katki läheb, sassi läheb või kala otsa tõmbab, siis polegi aega seda uuesti siduda. Lihtsalt võtad järgmise ritva stendilt ja püüad edasi. Ma püüan väga palju klassikaliselt tiikides ja jõgedes ning see ongi mu põhiline kirg. Troutaria võistlus. Alati on osa inimesi, kellele meeldib võistelda ja võistlustel osaleda. Ja siin käibki kõik ainult võistlemise ümber. Muidugi on see ka isiklikult tore spordiala, kuhu perega tulla, teha kuskil grill ja mõnusalt aega veeta. Siin saad sina kalastada, su laps saab sinuga koos kalastada. Seega jätka lihtsalt sellega, milles sa alguses head olid, lõputse. Vist jäi ta liiga kiiresti kinni. Ma lasen lahti. Läheb keskmiselt. Aga meil on veel 3 pööret ees. Vead kestades. Kas on võimalus võita? Ei, kõik see võidu nimel. Ei, sest eesmärk on lihtsalt 8 parema hulka jõuda. See tähendab, et Andresei pääseb kindlasti edasi, kui kohtunikud tabeli ümber pööravad. Keskmiselt 1 edasi, 1 edasi. Jumal on hea, organisatsioon on väga hea. Nagu ikka Troutarial on adrenaliin suurepärane. Soovitan ka seda meelelahutust kõigile. Kui tahad nendel võistlustel hea olla, pead pidevalt harjutama. Harjutada tuleb viskeid, harjutada tuleb kala väljavõtmist, sest ka see on väga oluline. Tihti, kui paned kahva vette, hakkab kala lihtsalt väga kiiresti põgenema ja sageli katkeb ta miil või punutis, kui pidur on liiga kõvasti peale keeratud. Kõik peab omavahel kokku sobima, et lihtsalt hästi välja tuleks.
Kas täna võistluste ajal üllatas sind miski, kas positiivselt või negatiivselt? Võib öelda, et olin ette valmistatud, aga tegin siiski paar viga. Mulle ei sobi selline külgtuul. Samuti ei ole mul sellise tuulega sööda üle nii head kontrolli, kui tuul puhub otse mulle vastu või selja tagant, saan paremini mängida. Aga siin kukkus mul palju kalu otsast ära, mis otsustasid 3 vea või kaotuse. See oligi just üks kala, -3. Lihtsalt ma ei pannud liiga suurt kaart sisse, ma ei suutnud seda tuule tõttu kontrollida. Kalastuskoht andis meile väga kaua kala, korraldus oli kõrgeimal tasemel. Alguses võtsid kalad väga aktiivselt, aga vooru järel muutus võtt järjest nõrgemaks. Ja isiklikult püüdsin esimeses voorus plekiga, hiljem läksin kummilantide peale ja 9. voorust alates püüdsin ainult paljaste konksudega, sest kalad olid väga õrnalt kinni ja võtt oli juba nõrk. Kas sinu jaoks on need võistlused eelkõige sportlik konkurents või pigem mõnus ajaviide ja kohtumine sõpradega? Üldiselt meeldivad mulle võistlused, rivalitsemine, aga ennekõike on hea lõbu aluseks kohtumised kolleegide ja sõpradega ning teine plaan on kalapüük. Tule nüüd. Tänu sellele, et nad saavad üksteist vaadata, eriti finaalis. Igaüks näeb, kuidas lantiga mängitakse, milline lant see on, kui raskelt see on koormatud ja millise varustusega püütakse. See on tõesti tohutu teadmiste pagas, mida väga paljud omandavad. Ja see annab kahjuks tulemusi järgmistel võistlustel ning need, kes varem olid tipptegijad, ei pruugi enam praegu olla. Keegi, kellel on veel võimalus harjutada, sest kalade suurus mängib tohutut rolli selles, millist varustust me kasutame, kas kaotame kala või toome ta välja. Ja see ongi väga emotsionaalne. Kas ta ei jäänud sul otsa? Ei jäänud. Ta ei jäänud otsa, ta lihtsalt keeras mu landi üle. Ta jäi otsa primiga. Ta takerdus. Ta mässis end sisse. Mis? See ei töötanud, eks.
kõik muutub väga kiiresti ja inimestele võib tunduda, et see on tavaline tiikforellidega, aga tegelikult pole see üldse nii. Need kalad muudavad oma käitumist väga kiiresti vastavalt ilmale, vee päikesevalgusele. Kas on pilvine, nad vahetavad veekihti, nii et seda kõike peab pidevalt jälgima ja on selge, et võidab see, kes kõige paremini kohaneb. Ja ilmselt kõige tähtsam sellistel võistlustel ongi see mõnus õhkkond. See on tõsi. Kõige parem ongi pärast pikka aega tuttavatega jälle kokku saada. Tegelikult, kui on võistluste sari, siis kohtume tihti, isegi mitte ainult kord nädalas, aga see sõbralik õhkkond on tõesti super. Lisaks sellele, et hotellis toimub ka vahel mingi ühistegevus ja nii edasi, aga see ongi osa võistlustest. See on midagi imelist. Olen end siin võistluse algusest peale tõeliselt hästi tundnud. See on minu jaoks uus, sest Saksamaal selliseid võistlusi ei toimu. Keelatud, sest meil on täiesti erinevad. Kehtestatud reeglid. Meie organisatsiooni poolt. Ei! Lubama ainult sportlikuks kalapüügiks ja kalade tagasilaskmiseks. See tähendab, et selliseid üritusi siin lihtsalt korraldada ei saa. Seetõttu otsustasin tulla teie juurde, Poola, oma sõprade juurde, sest olen liberalu maaletooja Saksamaal. Olen väga meeldivalt üllatunud sellest, kuidas võistlus kulgeb. Olen kohanud palju huvitavaid inimesi. Siin on tõesti palju suurepäraseid kalamehi, keda saan jälgida ja see, et keegi siin on väga hea kaaslane. Meie jaoks on võistlused väga olulised, sest püüame oma brändi kõrgel tasemel reklaamida ja ennekõike kohtuda sõpradega üle kogu Poola, mitte ainult Poolast. Keskendume lõbutsemisele ja teeme kõik endast oleneva, et mängijad oleksid võimalikult õnnelikud. Me teeme seda kõike tegelikult mängijate ja hetkes toimuvate mängude jaoks.
aitäh, suur aitäh, aitäh. Aitäh. Väga pettumust valmista. Aitäh. Tänan, mis toimub, poisid. Mõelgem nüüd sellele, mis neist võistlustest kiiresti mööda läks. Suur aitäh, Libraljurs ettevõtete ja võistluste osas oli kala hea, nii väga. Ma küsin Poola pärast, aga ma arvan, et seal on palju kõiki ja väga tore võistlus. Suur aitäh! Meil õnnestus peaaegu 2000 kala püüda ja sellise inimeste arvu kohta on see väga hea tulemus. Suur aitäh väga! Alustasin koostööd Libraljursiga 1,5 aastat tagasi. Siis ei teadnud keegi Saksamaal seda brändi, aga nüüd oleme kummilantide osas number 1. Saksamaal on meil suur kalapüügi ja kalameeste mitmekesisus. Paljud inimesed otsustavad selle spordiala kasuks. Paljud eelistavad ka järve ääres kaldalt pikkade ritvadega kala püüda. Selles kalapüügistiilis pole Libraljursil võrdset ja see on tõeline tapja. Seetõttu pole üllatav, et need peibutised on Saksamaa turul üha populaarsemad. Kurskigraafik. Lisaktõnge. Tugitöö. Jah, olenevalt maksust, et saaksime luua ühise kalapüügipere. Meil pole mitte ainult meie Libraljuri landid, vaid ka teiste kaubamärkide landid. Tahame nendega hästi läbi saada. Tahame üksteist aidata ja areneda. On ka teisi sponsoreid, nagu Grafi sarnased brändid ja teised, kes lisaks landidele loovad sünergiat teiste sõbralike kaubamärkidega, pakkudes kogu kalastustarvikute varustust. See masin oli mõeldud selleks, et näidata, et lisaks landile on olemas ka kõik muu, mida püügiks vaja läheb. Ehk siis riidvad, riided, erinevad kalastustarvikud. Nii et me loome selles ringis justkui perekonna brändidest, mis arendavad tõelist koostööd. Tead, see käib meie lantide kohta. Meie bränd on esimene, see puudutab selle aasta uut kataloogi 2023, kus lisaks trotseeriale tüüpilistele lantidele, mis sel aastal hõlmavad ka keskmise suurusega mudeleid, lisame ka uusi lante, mida me kutsume pagadeks, mida me kutsume bassseeriaks. See on meie pakkumine selleks ja järgmiseks aastaks. Loodan, et järgmisel aastal, kui meil õnnestub, on meil ka patroseeria nimelised landid. See on meie tulevik.
Üldiselt bränd kasvab ja me tahame siseneda mitte ainult forellipüügi tootevalikusse, vaid ka ahvenate ja kiskjate püügivahendite valikusse. Ja võistluse ajal esitletav uute lantide kataloog on omamoodi teejuht ja näpunäide kõigile õngitsejatele. Siit leiad teavet mitte ainult libralanti kasutamise kohta, vaid ka selle kohta, milliste kalaliikide püügiks neid kasutada saab ja kuidas seda tüüpi kalapüügiks lanti kokku panna. Siit leiate teavet mitte ainult selle kohta, kuidas varustada Patro seeries nimelisi lante,